Nii, tere! Mul on väga hea meel, et te olete mind ka siia enda seminarile kutsunud. Mina teile täiskasvanu haridusest ei oska, ütleme siis arvude poolest või nagu selle praktilise poole pealt midagi rääkida, aga ma võin teile rääkida telesaatest, mis me tegime selle raames ja mille kaudu siis me proovisime ühendada täiskasvanu hariduse ja siis televisiooni. Ene natukene põgusalt juba rääkis ka, et selle saate, ütleme siis formaadi osas me koos siis tema ja Sirjega mõtlesime, et mis see võiks olla ja meil oli hästi palju tegelasi, et kes seal saates võiksid esineda. Ja me jõudsime järeldusele, et kõige parem viis oleks, et kui seal oleks persoonilood. Ja meil on 4-osaline sari, kus siis igas episoodis on 2 tegelast, ühes siis 3 tegelast. Ja need tegelased, need 100 hulgast, mida me valisime, proovisime võimalikult laia spektri siis võtta. Et millised erinevad viisid on selleks, et mis võib juhtuda inimese elus, et ta peab täiskasvanuna kooli minema. Ja üldse tegelikult ei pea midagi juhtuma, võib ka niisama nagu mina näiteks, et tunned, et tahaks teada, kuidas riideid tõmmelda ja lähed õpid vahepeal lihtsalt rätsepaks. Ja need lood varieerusidki meil, siis näiteks oli meil tippkorvpallur, kes pärast vigastust otsustas, et mulle meeldib ka süüa teha, lähen õpin kokaks. Siis oli meil üks endine vallavanem Tiiu, kes meid ilmselt ka täna vaatab, tere Tiiu, kes siis kaotas enda töö pärast seda, kui vallad liideti ja tema vald lihtsalt kadus ära ja töökoht kadus ka ära. Ja tema siis pärast seda õppis ümber, sai aru, et tegelikult talle meeldib ka täiskasvanuid koolitada. Ja nüüd ta selle tõttu siis täna on ka siin meiega, et ta on ise ka täiskasvanute koolitaja. Ja samuti siis ka väikelaste vanemad, keda ka Ene välja tõi, et neid oli meil ka päris mitu, kellel oli kunagi siis kool pooleli jäänud ja kes siis hiljem mõtlesid, et tegelikult tahaks enda lastele heaks eeskujuks olla ja endal on ka elus võib-olla rohkem võimalusi, kui lähen tagasi kooli. Aga mis ma siin ise nagu kirjeldan, et ma olen kokku pannud ühe väikese popurri, ühe video, mis annab ülevaate nendest tegelastest ja võib-olla te olete näinud seda saadet, kes ei ole, siis nüüd näeb natukene, et missugune see saade välja nägi, kes need tegelased olid ja kes on näinud, siis teile lihtsalt meelde tuletuseks. Aga olge head, nautige seda videot. Ja üldse ei olnud imelik, miks keegi peaks niimoodi mõtlema, et kunagi mingis vanuses on imelik õppida, et mis asja. Ma arvan, et me võiks ju õppida elu lõpuni. Mina lihtsalt ei õppinud siis, kui kõik teised mu sõbrad õppisid. Mina tegelesin siis, õppisin pallimängu. Ja siis, kui kõik teised tööl läksid, siis oli mul aeg õppima hakata. Mina ütlesin muidugi mine, et kui see niimoodi igapäeva toimetuste keskel ära jaotada, siis see aeg ei olnud nagu ka nii ulatuslik, mis ta seal koolis veetis. See 3 päeva kuus, kutseõppe on ju ikkagi loodud sellised, et oleks võimalikult nagu tehtav. Tere! Ja. Nii, tere Tõnu! Täna siis oli selline plaan, et vaatame korra arvutustabelit Drive'is. Kuidagi maailm varises nagu kokku. Ja mitte sellepärast, et ma jäin oma ametist ilma, aga ma jäin ilma nagu oma teisest kodust, oma teisest perekonnast. Ja läksin Töötukassasse, ütlesin, kuulge, ma tean, mis ma tahan, et palun abi, sest Töötukassa maksab ju 3 aasta jooksul õppimise eest sul 2500. Ja minu jaoks oli niimoodi, et see pusletükid läksid kokku ilusasti ja hakkas tekkima niisugune väga äge tervikpilt. Kui ma olin 29-aastane, siis läksin 4. klassi tagasi. Siin töökoha peal mul seda keskharidust tegelikult ei ole ju vaja, ma ei rakenda seda siin kuskil, aga see on nagu põhimõtte asi rohkem. Ja peab nagu lastel veidi eeskujuks ka olema, et midagi teha ei ole. Vaesus sünnitab vaesust ja vägivald vägivalda ja rumalust. Toor! Tule aita istutada mul. Kodust tuleb üsna palju lapsele kaasa ja mida rohkem sa saad oma lapsele nagu eeskujuks olla, siis seda tõenäolisem on, et tema mõtleb ka, et näed, mul ema julges seda teha ja tegi seda ja et ma peaks ka nüüd tegema nagu. Ma ootasin oma teist last, kui ma istusin sõbranna juures ja sõbranna ütleb mulle, me võiks koolipaberid sisse anda, et lähme kooli. Ma ütlesin, kas sa nagu mõtled ka, et selleks ajaks, kui tuleb sügis kätte ja me lähme kooli, siis minu laps on 2-kuune. Siis ta ütlesin, aga mis seal on siis? Andsimegi paberid sisse. Ise endas lihtsalt nagu tuleb see jõud leida.
ei tohiks kunagi niimoodi mõelda, et ma olen oma ameti selgeks saanud ja nüüd selle ametiga töötan elu lõpuni, et elu on kogu aeg muutumises. Elu on nii põnev, et neid võimalusi, mis elu pakub, võiks kasutada. See oli nüüd siis väga, ütleme, selline väike läbilõige nendest saadetest, et ma soovitan kõigil, kes ei ole vaadanud, saade kindlasti ära vaadata, et see on väga põnev saade. Siuke väike reklaam vahele. Aga kui nüüd reklaamist rääkida, et kogu see saade tegelikult oligi ju reklaam täiskasvanu haridusele, et inspireerida inimesi, kes võib-olla on mõelnud või siis ei ole veel mõelnud mingisuguse uue ameti peale, võib-olla ennast täiendada. Ja see, ütleme siis, telesaade oli lihtsalt see vorm, et kuidas see reklaam nendeni viia, kuidas see sõnum nendeni viia. Aga miks üldse telesaade on hea reklaam, kui ma siin praegu hakkan telesaadetele reklaami tegema? Esiteks, televisioon on massimeedium, see on ilmselge, ma arvan, igaühele, kuigi tänapäeval räägitakse palju ka seda, et noored ei vaata enam televisiooni ja kõigil on omad nutiseadmed, kus nad vaatavad siis YouTube'ist, erinevatest muudest kanalitest asju. Aga mina isiklikult väga usun, et televisioon ikkagi on see, mis alati jääb ja kui uuringud näitavad seda, et isegi kui inimesed võib-olla nooremana on pigem niimoodi, et igaühel on oma mingisugune nutiseade, kus ta vaatab asju, siis kuskil kui 30-ndates, kui luuakse perekond, kui ollakse rohkem kodusemad, siis ikkagi tuleb see televiisor tagasi inimestele koju ja käib ikkagi seal televisioon eeltaustaks. Ehk et ta on selline inimesi ühendav massimeedium, millega jõuab siis korraga paljudeni. Ja kuna me üritame siis täiskasvanu haridusega jõuda täiskasvanuteni, siis täiskasvanud on enamasti need, kes on televisiooni publik. Ja veel üks pluss televisiooni puhul, eks ole, pilt ja heli käivad koos ja kui on raadio, siis kuulad võib-olla taustaks seda rohkem. Kui on ajalehest pilt, siis vaatad lihtsalt ka mööda minnes, aga kui sul on kaks asja koos, siis on alati mõjusam. Nii, aga kui te olete siis otsustanud, et olgu, et see televisioon võiks olla see, kus enda sõnumit edastada ja see ei pea olema ainult täiskasvanu hariduse sõnum, see võib olla mis iganes sõnum teil parasjagu on, et kuidas sinna televisiooni jõuda, sest et ütleme, tänapäeval telekanalid tuleb muidugi kogu aeg palju juurde, aga sellised Eestis põhikanalid on ikkagi jäänud siiani 3. Et kuidas jõuda nendeni, kuna nende auditoorium on kõige suurem. Ja teie sõnum ilmselt on esiteks teie enda jaoks väga oluline ja võib-olla ongi väga oluline, aga kuidas seda teha siis ütleme söödavaks ka televaatajale, et ta ei vahetaks kanalit, et tal ei hakkaks igav seda vaadates ja kuidas see idee maha müüa teletegijale, kes siis seda saadet peaks tegema ja kuidagi sealt saama inspiratsiooni enda tööks. Ja siin tasub lähtuda siis uudisväärtustest, mis on siis, ütleme siis uudise kirjutamisel ajakirjanduses sellised põhi7 asja ja siin lõpus ma lisasin ühe veel siukse sulgudesse, et mida silmas pidada, et vaadata, kas minu idee juures või see, kuidas ma tahan seda ideed esitleda, kas midagi nendest on olemas. Esimene muidugi mõjukus, et kui oluline see asi on, mida ma tahan öelda, et kas see on tähtis. Teine ebatavalisus. Minu õppejõud Tartu Ülikoolis Priit Pullarits armastas ikkagi öelda, et kui koer hammustab inimest, siis see ei ole uudis, sellest me ei kirjuta, aga kui inimene hammustab koera, vot siis see on esikülje uudis. Ehk et kui juhtub midagi sellist, mis on ebatavaline. Samamoodi prominentsus, täiskasvanu hariduse näitel, näiteks saade selles, kuidas siis, ma ei tea, kõige ilmselgem näide Tanel Padar, eks ole, tema läks siis kooli tagasi või mõni teine tuntud inimene, mis tõmbaks inimesi vaatama seda saadet, et ma juba tunnen seda tegelast ja ma tahan vaadata, mida ta teeb ja siis selle kaudu seda sõnumit edastada. Konfliktsus, siin see ei pea tähendama alati seda, et on mingisugune tüli naabrite vahel. Konfliktsus võib tähendada ka seda, et kellelgi on probleem. Näiteks toosama vallavanem Tiiu, kes oli ka meie saates ja kes meid täna vaatab. Tema saate siis, ütleme, probleem oli see, et ta tahtis viia arvutiõpetust täiskasvanud inimesteni, aga ei olnud ruume, ei olnud arvuteid igas kogukonnas. Ja temal oli selline plaan, et võiks koolimajades hakata õpetama pärast tunde arvutiõpetust täiskasvanutele. Ja see oli tema siis see probleem, see konflikt seal saates ja siis ta käis ja lahendas seda ja üritas siis saavutada seda, et see õpe siis hakkaks toimuma. Ja kuuldavasti on tal see ka õnnestunud. Et ühesõnaga, et oli edukas siis tema ristikäik seal saates. Samuti siis lähedus on üks uudisväärtustest, et kas see toimub mõne inimesega, kes
on näiteks ütleme siin Eestis, et see Tiiu lugu on meie jaoks palju olulisem, me vaatame seda hea meelega võrreldes sellega, kui seesama naine, tegelane elaks näiteks Istanbulis. Kui ta oleks väga põnev tegelane, siis võib-olla me vaataks, aga üldiselt ikkagi meid huvitavad inimesed, kes on kuidagi meiega sarnases ruumis. Aga ka vaimne lähedus, kui see sama Tiiu näiteks koliks Istanbuli, hakkaks seal siis enda haridust edendama. Samamoodi värskus, et kui teema on midagi uut, mida pole enne olnud, siis on alati see nurk olemas, et kus sellele läheneda. Ja päevakajalisus siis samamoodi, et kui see on just praegu oluline, et miks ta just täna päevakajas. Ja meelelahutus on niisugune telesaate puhul ilmselge asi, et inimesed tihtipeale teevad televiisori lahti õhtul, kui nad on tulnud pikalt tööpäevalt ja siis nad vahel ootavad lihtsalt niisugust meelelahutust, et nende aega täita. Ja siis sinna meelelahutuse sisse, kui natukene niimoodi panna enda sõnumit, natukene mingisugust tarkus, siis õnnestub see hästi, ma usun, serveerida. Nii, aga kui teil on siis õnnestunud, eks ole, see saate idee või enda sõnumi idee maha müüa, et kuidas siis teha ühte head reklaami samal ajal, et see oleks ka hea saade. Sest reklaami puhul ilmselt ise ka teate, et kui tuleb reklaamipaus, siis te vahetate kanalit, et keegi ju ei jää hea meelega istuma vaatama, et pesupulbri reklaame. Et inimesed saavad kohe aru, kui neil üritatakse midagi maha müüa. Ja samamoodi on ka telesaate puhul, millega me üritame midagi reklaamida. Isegi kui see on väga hea asi, mida me tahame reklaamida, siis ikkagi inimestele võiks selle asja serveerida kuidagi niimoodi ümber nurga, siis ütleme niimoodi. Ja selle õppe ei lõppe puhul, mis oli ka ju reklaam mitte kutseharidusele, vaid täiskasvanute haridusele, siis me ka üritasime seda niimoodi teha niimoodi, et see oleks sellises kastmes, et ma hea meelega vaataks seda saadet ja saaks sealt natukene midagi teada. Ja Ene ja Sirje siis Andrase poolt, kellega koos me seda saadet planeerisime, olid selles mõttes väga head koostööpartnerid, et nad ei hakanud peale käima, et et võiks ikkagi rohkem siin reklaamlauseid öelda või võiks ikkagi rohkem niimoodi teha, et nad said aru sellest samamoodi, et ikkagi on kasulik, kui teha see saade siis selline, nagu ta on ja siis sealt kaudu siis jõuda inimesteni. Et esimene asi, mis võib-olla televaatajat eemale peletab, on see, kui ma saan aru, et kogu see asi, mida nad räägivad, et see ei saa olla tõsi, et see on nagu kõik on nii perfektne, et ei ole võimalik. Et esimese asjana võiks ju tekkida tunne, et kui ma enda asjast räägin, et täiskasvanu haridus, ma tahaks rääkida ainult positiivsest. Et see on nii fantastiline, lähed kooli ja kogu maailm muutub ja kõik on nii imeline, see kõik on nii lihtne. Aga päris elus inimene saab aru, et ikkagi ilmselt seal mingisugused tagasilöögid ikkagi on ja et sellises saates ikkagi siis tuleks rääkida ka ütleme pahu poolest. Ja seda ka siis meie tegelased tegid, et nad tõid välja siis nii, mis nad sellest õppisid, kui ka selle, et millised tagasilöögid neil olid ja mis oli keeruline selle juures. Ja samamoodi siis see ülipositiivne versus tasakaal, mis mul seal kirjas on, et on arusaadav, et kui asi on nagu ülipositiivne, siis ta ei saa olla õige asi. Ja me üritasimegi siis seal saates seda kuidagi hoida tasakaalus, et me muidugi ei saa rääkida ainult halbadest asjadest, siis keegi nutab, et mul läks nii halvasti täiskasvanu hariduse pärast, et siis võib-olla keegi ei lähe enam kooli. Aga et seal oleks siuke hea tasakaal. Ja samuti siis faktiküllus versus peidetud info. Et võib tekkida tunne, et võiks ikka neid numbreid ka ikka panna sinna, et kui palju siis ikkagi inimesi käib õppimas ja kui palju ikkagi on, et tahaks ikkagi mingit infot anda. Et see on väga õige, infot tulebki anda, et saade võiks olla ka informatiivne, aga lihtsalt minu isiklikust kogemusest igasugused numbrid ekraanil või sellised nagu statistika või keegi tuleb ja hakkab rääkima numbritest ja sellest, et mismoodi see kõik meil numbritega on, siis inimesed tihtipeale ei jõua seda või see ei jõua nagu nendeni nii hästi, kui siis kui see on kuidagi nagu niimoodi ümber nurga pandud sinna. Samamoodi siis lööklaused versus pärislood, mida me siis ka enda saates siis tegime, et enda mõtet me anname edasi läbi päris inimeste. Et nemad siis räägivad enda kaudu, et nemad käisid koolis ja mismoodi neil oli võrreldes siis sellega, et kuidagi öelda lihtsalt, et täiskasvanu haridus on hea, minge kõik kooli õppima. Ja siis tegelaste valimisel
vahel on niiviisi, et on mingi jõle hea rääkija, kes on väga hea näide sellest asjast, aga lihtsalt ta on igal pool, igas teises kanalis paned käima, siis tema jälle räägib. Et siis me lihtsalt selliseid inimesi üldiselt saadetes, isegi ma ei ütle, et nad sellepärast halvad tegelased on, lihtsalt me proovime alati leida uusi nägusid, et oleks inimesel ka huvitav. Üks näide eelmisel sügisel me tegime ühe saate õpetajatest, mina õpetaja oli selle pealkiri ja seal oli siis üks õpetaja Reesi, kellel on niisugune peaaegu bränd juba, et räppiv õpetaja Reesi ja kes oli ka meil üks kandidaatidest, aga kelle me lihtsalt jätsime puhtalt selle pärast kõrvale, et ta on igal pool juba olnud, et me ikkagi otsisime inimesi, kes oleksid uued näod ja see on ka see asi, mida siis inimesed ootavad. Jah, mis ma kokkuvõtteks oskan öelda, ma ütlen aitäh, et te kuulasite selle vahele selle televisiooni jutu ka ära. Ja igal juhul ma soovitan, et kui teil on mingisugune hea mõte, siis alati pakkuge seda. Selles mõttes, et telesaadete tegijad alati ootavad uusi ideid ja see on, ma usun, väga hea reklaam teie ideele. Aitäh! Aitäh sulle selle inspireeriva ülevaate eest ja meile on tulnud Akselilt ka üks küsimus. Et siin hoiakute muutmisest ja kujundamisest juba oli juttu, et kuidas sulle tundub, kas telemaastik ise on muutumas nüüd rohkem huvitatuks ka sellisest täiskasvanu haridusest toimuva osas, mis võib-olla ei puuduta ainult tasemeõpet, vaid just on selline, nagu me siin nendes lugudes ka nägime, erineva profiiliga õppijate lood? Ma isiklikult ilmselt ütlen jaa, sellepärast, et mina olen selle teema sees hästi olnud. Ma ei oskagi sulle vastata, mul ei ole sellist väga suurt ülevaadet, aga ma usun, et ikkagi minnakse rohkem seda teed, et otsitakse võib-olla, kui otsitakse uusi formaate, siis kui ma ise seda teemat ette valmistasin, mulle tuli ka kohe mõte, et võiks olla mingi realitid on praegu hästi teemas, käivad lainetena, et siis täiskasvanu haridusest, miks mitte oleks väga lahe mingisugune formaat välja mõelda. Ja kuna see teema ise on nagu kuidagi rohkem päevakorda tõusnud, siis ma usun, et ka telemaastikul kindlasti on see rohkem teemas, Aksel. Väga hea. Aga võib-olla veel üks teine küsimus minu enda poolt ka, et siin me praegu rääkisime sellisest tõesti üleriigilisest meediast ja selle nagu heast nagu kasutamiseks sellise õilsa eesmärgi nimel, et õppimise juurde inimesi rohkem meelitada ja suunata. Et võib-olla nüüd minu enda ettekanne on kohe järgmine, mis puudutab hästi kohalikku tasandit, et kui sa aitaksid natukene sisse juhatada just seda poolt ka, et millised soovitused võiksid olla kohalikule tasandile, näiteks kohalikele omavalitsustele, et võib-olla ka sellist, miks mitte neid samu õpilugusid kuidagi ära kasutada või leida mingisuguseid muid võimalusi seda sõnumit levitada, siis kas sul oleks mingi soovitus kohe anda niimoodi meedia inimesena? Isiklikult ma ütleme kohalikul tasandil võib-olla peaks kasutama näiteks kohalikku ajalehte. Et ma ise olen ka tegelikult Tallinnast väljast, väiksest vallast ja ma alati loen selle vallas lehte. Ja kui seal on mingisugune lugu mõnest inimesest, ma usun, et see kindlasti inspireerib inimesi. Et võib-olla sellised nagu kohalikud väljaanded siis. Kohalikud kanalid ja kohalikud inimesed, eks ju. Meie oma inimesed, nagu sa ütlesid ka väga selgelt. Just, et võib-olla korraldadagi mingisuguseid, ma ei tea, selliseid kokkusaamisi, ma ei tohelda seminare, aga mingisuguseid õhtuid, kus räägimegi sellest, et mis võimalused on õppimiseks, võib-olla kutsuda Sirje või Ene esinema näiteks mõnele sellisele õhtule ja kus inimesed jagavadki enda lugusid. Et paratamatult on see, et kui sa võib-olla eladki võib-olla mõnes väiksemas kohas, võib-olla see info ei jõuagi sinuni, et võib-olla sa ei vaatagi seda saadet või sa sind ei huvitagi need asjad, aga kui oma inimene naabrimees räägib sulle, kuidas temal oli, siis võib-olla mõtled, et läheks ka. Aga ja, aitäh sulle nende mõtete ja selle saate tegemise eest ka. See oli tõesti inspireeriv. Aitäh!